Valmiera kohta kirjalikud teated pärinevad aastast 1283. Just siis hakati ehitama siin minu selja taga asuvate Püha Simoni kirikut. Aegade jooksul on Valmiera kandnud mitmeid nimesid. Valdemar, Volmar, Valdemaria. Täna niisiis Valmiera. Kuna Valmiera ehk saksapärase nimega Volmar asub vanal Liivimaal, on mõistagi linna areng paljuski sarnane meie Hansalinnade omaga. Aastal 1365 sai Valmiera Hansaliidu liikmeks ning hakkas võistlema meie Tartu, Viljandi ja Pärnuga. Minu selja taha jäävad tollest ajajärgust pärinevad ordulinnuse varemed. Soovitan uudistada. Järgnevad sajandid muutsid siinset elu. 19. sajandil hakati sillutama tänavaid, kerkisid tööstushooned, üle Kaujajõe ehitati sild. 1944. aastal üle linna liikunud suur sõda hävitas kolmandiku linnast. Tänane Valmiera on kiirelt arenev ja üks eestlaste meelissihtkoht. Valmiera teatrimaja on uus ja uhke. Kui Lätimaal gastrollidele minnakse, siis on kõik etendused välja müüdud. Täna on aga Valmiera teatrimaja teletöötajate päralt, nimelt tähistatakse siin Läti regionaaltelevisioonide 25. aastapäeva ja oma kohalolekuga austavad teletegijaid peaminister kui Seimi spiiker. Nädalavahetusel peeti Valmiera teatrimajas Viitsemäe televisiooni ekraanil olemise veerandsajandat aastapäeva. Peole tuhisesid kõrged külalised Riiastki. Üks saabujaid oli Seimi spiiker Inara Murnietse, omaaegne ajalehe Latvia Saavise ajakirjanik. Peaminister Maris Kutšinskis on ise Valmierast pärit, olnud siin ettevõtja ning linnapea. Kõned ja tänati tublimaid. Laval olid kõik Viitsemäe televisiooni tänased ja omaaegsed tegijad. Teatrimajas laususid tervitusi ja andsid kingitusi nii Seimi spiiker kui peaminister. Kohalikul telerahval oli põhjust uhkust tunda. Seejärel algas muusikaline osa. Ligi tund laval esinenud bänd pani rahvasaalis kaasa laulma. Pärast pidulikku osa ajasin juttu Tartu vallavanema Aivar Soobiga. Tema muljed nähtust olid ülivõrdes. See on tõesti uskumatu ja kui siit niimoodi vaadata, et see ei ole mingi selline nagu nurgatagune asi, vaid tegelikult on kohal, eks ole, Seimi spiiker isiklikult, peaminister on kohal. See näitab seda, et tunnustus sellise regionaalse televisiooni vastu on uskumatult suur. Kohal on erinevate Läti linnade esindajad, linnapead. See on see, millest me võiks uhkesti õppida. Kas meil on ka kunagi lootus sinnamaani jõuda, et mõnes Eesti linnas on päris oma regionaalne telekanal? No ma arvan, et see lausa peaks niimoodi olema ja tõesti, kui niimoodi tõsiselt mõelda siis, ja vaadata, siis me lähtel oleme natukene mõelnud selle peale, kuna meil on lähte ühiskümnegümnaasiumi juures selline meediaklass, et miks mitte meie juures ei võiks olla ka väike televisioon, aga tegelikult Lõuna-Eestis, Tartus lausa peaks olema selline, Pärnus, võib-olla kuskil veel, Tallinnas juba on, ja need võiks omavahel koostööd ja just selle nimel, et näidata ka piirkonnas, mis toimus, mida tehakse ja siit pealt annaks võib-olla edasi arendada ka selliseid kohalike piirkondade televisioonide vahetust nii erinevate riikide, näiteks Läti ja Eesti vahel. Mõistagi kerkib küsimus, kuidas on seotud Tartumaal lähtel tegutsev lokaalne televisioon Lätimaaga? Vastus on lihtne. Valmiera televisiooniga me oleme koostööd teinud, ma ei teagi palju, ma arvan 5, 6, 7 aastat juba ja tegelikult me saame hästi läbi ja Valmiera televisiooni inimesed on ka meie lapsi käinud õpetamas ja õpetavad ka meile filmi tegemist, mida me siis ka täna tegelikult igapäevaselt niivõrd, kui me oskame ja jõuame ka teeme. Viitsemäe regionaaltelevisiooni üks eestvedaja on Ingemars Vektaris. Veerand sajandiga on tema kinnitusel telekanal jõudnud mehe ikka.
Мы из регионального телевидения выросли даже до национального канала. Сейчас, в принципе, сам фундамент – это Видземское региональное телевидение, это телевидение одного региона Латвии. Но мы 5 лет назад сделали вместе с остальными региональными телевидениями национальный телевизионный канал РТВ, который уже 5 лет вещает по всему государству. В принципе, на этот момент в Латвии где-то работает плюс-минус 11 региональных телевидений. Но у нас ситуация такая, что они сами по себе, каждый не вещает. Они делают какие-то передачи, например, 15 минут за день, полчаса за день, кто-то больше, кто-то меньше. И мы эти передачи все совмещаем в телевизионный канал РТВ. Этот канал вещает по всему государству. Канал РТВ вещает 24 часа, 7 дней в неделю. А Видземское телевидение, в принципе, каждый день сама делает где-то 40 минут передачи о тех актуалитетах, которые происходят в регионе. Это и новости, но это и авторские передачи о людях, которые здесь живут, о всяких событиях, культурные новости и так далее. В среднем где-то 40 минут каждый день. Полчаса это новости в среднем, но основное еще делаем и всякие авторские передачи. Tänane Läti peaminister Maris Kučinskis oli omal ajal kohaliku televisiooni sünni juures. Täna jälgib peaminister kõigi Lätis tegutsevate kohalike kanalite tegemisi huviga. Я думаю, что региональное телевидение – это та, которая, во-первых, очень нужна всем людям, которые живут в своих местах, которые хочет и себе видеть, хочет видеть те проблемы или события, которые рядом с ним. Во-вторых, то, что очень важно, по-моему, если сравнивать региональный и центральный, она не способна врать, потому что местные знают, местные сами знают, правда или неправда. Это и, конечно, скажет свое слово. Eestis on poliitilisi jõudusid, kellele Tallinna televisioon on pinnuks silmas. Läti peaminister tõdes intervjuus, et kõikides Eesti suuremates linnades võiks tegutseda oma kohalik kanal. Inimest huvitab tema ümber toimuv ning see, kuidas seda kajastatakse. Могу сказать всему эстонскому народу, что мы очень гордимся тем, что такие есть, такие должны быть и пьяные Волги, и Tartu особенно. Pidu sai otsa ja meil oli aeg koduteele asuda.